No üldiselt, kui meie kodanikuühendustest või kodanikuühiskonna edenemisest rääkida, siis teiste riikide võrdlusest tuuakse meid siin väga positiivselt välja. Eesti on ees teistest Ida-Euroopa riikidest ja Lõuna-Euroopa riikidest suhteliselt samal tasemel Kesk-Euroopaga ja siis jääme nendes hinnangutes maha Põhja-Euroopa riikides, kuni väga laias laastus öelda, et positiivne on kindlasti kodanikuühiskonna sihtkapitali käivitamine selle perioodi jooksul, mis on andnud meie kodanikuühendustele võimaluse saada toetust just eriti katusorganisatsioonidele, et nad saaksid oma tegevust arendada. Siin on head näited näiteks patsientide esindusühing või võib ka teisi välja tuua, kes on selgelt tugevamaks läinud. Ja üks aspekt on kindlasti kaasamine, kui palju meie riigi omavalitsusasutused kaasavad oma otsuste tegemisel, eelnõude väljatöötamisel meie kodanikuühendusi, siis ma võin võrdlusena öelda, et kui varem oli pigem probleem see, kaevati selle üle, et ei kaasata, võetakse otsused vastu ja ei räägita, siis täna, kui etteheited on, siis etteheited sellele, et kaasamine on formaalne, mis tähendab, et üks samm on kindlasti edasi astutud, kaasatakse küll, kui öeldakse, et ei kaasatud piisavalt sisuliselt. Et kindlasti ka siin on selgelt arenguid olnud ja üldse see teema on ühiskonnas, selle tähtsus on siin mõne aastaga ikkagi, nagu te ise näete, väga tugevalt tõusnud. Üks aspekt veel, et kui me inimeste tegevust vaadata, MTÜ-de arv on kasvanud väga tugevalt proportsionaalselt, annetajate arv on kasvanud, annetuste arv on kasvanud, paraku on vähenenud annetuste keskmine suurus, arusaadav, et ajad on olnud raskemad ja üksikannetuste suurus inimesed on olnud kokkuhoidlikumad, aga annetavad üksiktegevused kindlasti kokkuvõttes rohkem ja mis on selgelt kasvuteel on vabatahtlik tegevus, et kõik küsitlused näitavad, järjest rohkem inimesed on valmis vabatahtliku tegevusse oma aega ja ressurssi panustama.